tõstma Jumala jõust ei seis oma patud üles, et võiksime kuulda ja rõõmsa südamega seda, issanda ristimise püha Jumala teenistust pühitseme. Jumalat riigi tema hea tegude eest tänada ja temalt ka kõike paluda, mida meil ilu ja hinge poolest tarvis. Kõigepäevane Jumal, alastaja isa, mina vaene pattune inimene, tunnistan sinule oma patud üles, mis ma mõtte, sõna ja teoga olen teinud ja millega mina sinu viha ja sinu mõtluse ajalikult ja igavesti küll olen ära teinud. Aga minul on nende pärast väga kahju. Mina kahetsen neid südames ja palun sinu isaliku halastuse ja sinu armsa poja Jeesuse Kristuse, meie õnnistegija, kibeda kannatamise ja surma pärast. Ole sa mulle, katusele inimesele armuline ja halasta mu peale. Anna mulle andeks kõik minu patud ja anna mulle armus, püha vaimuväge, et ma oma elu saaksin parandada. Kõigeväeline Jumal halastagu meie peale, andku meile andeks meie patud ja juhtigu meid igavesse ellu. Aamen. Kõigepäevane Jumal, taevane Isa, Jeesuse ristimisel Jordani jões tuli püha vaim tema peale ja sa ilmutasid teda kui oma armast poega. Tugevda kõigis ristituis kindlat teadmist, et nad on sinu lapsed ja juhi neid oma vaimuga. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi, kes koos sinuga püha vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti. Võime võtta istet ja paneme tähele pühakirja lugemist. Lugemine Vanast Testamendist Moosese raamatus. Ja Jumal ütles, lepingu tähis, mille ma teen enese ja teie ja iga teie juures oleva elava hinge vahel, igavesteks põlvedeks on see,
ma panen pilvedesse oma vikerkaare ja see on lepingu tähiseks minu ja maa vahel. Kui ma kogun maa kohale pilvi ja pilvedes nähakse vikerkaar, siis ma mõtlen oma lepingule, mis on minu ja teie ja iga elava hinge vahel. Kõiges lihas ja vesi ei saa enam kõike liha hävitavaks uputuseks. Kui pilvedes on vikerkaar, siis ma vaatan seda ja mõtlen igavesele lepingule, Jumala ja iga elava hinge vahel maa peal olevas kõiges lihas. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Lugemine Uuest Testamendist kirjast galaatlastele. Aga enne usu tulekut me olime seaduse valve alla suletud kuni usu ilmumiseni tulevikus. Nõnda siis on seadus olnud meie kasvatajaks Kristuse poole, et me saaksime õigeks usust. Aga et usk on tulnud, siis me ei ole enam kasvataja meelevalla all. Nüüd te olete kõik usu kaudu Jumala lapsed Kristuses Jeesuses, sest kõik, kes te olete Kristusesse ristitud, olete Kristusega rõivastatud. Ei ole siin juuti ega kreeklas, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses. Kui te olete aga Kristuse päralt, siis te olete järelikult Abrahami sugu ja pärijad tõotuse järgi. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Amen.
meie Issanda Jeesuse Kristuse püha evangeelium Luuka järgi. Rahvas oli täis ootust ja kõik mõtlesid oma südames, et ehk Johannes ongi Messias. Siis vastas Johannes kõikidele: mina ristin teid veega, aga on tulemas minust vägevam, kelle jalatsi kaelagi ei kõlba ma lahti päästma. Tema ristib teid püha vaimu ja tulega. Temal on visk labidas käes, et puhastada oma rehealus ja koguda nisud oma aita, kuid aganat põletab ta ära kustumatu tulega. Ka veel paljude muude asjade pärast manitsedes kuulutas Johannes rahvale rõõmusõnumit. Ent sündis, kui kogu rahvas ristiti ja ka Jeesus oli ristitud ja palvetas, et taevas avanes ja püha vaim laskus ihulikul kujul Jeesuse peale kui tuli. Ja taevast kostis hääl: sina oled mu armas poeg, sinust on mul hea meel. See on püha evangeelium. Me oleme kirikuaasta kulgemise rütmis jõudnud perioodi, mida nimetatakse Issanda ilmumisajaks. Nii ütleb kiriku kalender tänase kohta, et see on ühtpidi Kristuse ristimise püha, aga samas ka esimene püha päeva pärast ilmumispüha. Ja kui lehitseme natuke edasi, siis leiame, et kaks järgmist pühapäeva saavad oma designatsiooni just selle järgi, et viibime ilmumispüha järgses ajas. Ilmselt on nõnda, et arvestades Eesti niisugust usualast haridust, et kui paluda inimestel seletada, mis asjad need jõulupühad on, siis võib-olla pooled tulevad enam-vähem toime. Aga kui küsitakse, aga mis see siis ilmumispüha on, mille järgseid pühapäevini loetakse, siis ma arvan, nende protsenti, kes suudaksid adekvaatselt või enam-vähemgi adekvaatselt vastata, oleks tunduvalt väikesed. Issanda ilmumispüha, mida 6. jaanuaril peetakse, on meie maal ehk enamgi tuntud 3 kuninga päeva nime all. Sel päeval loeti evangeeliumi pidama tähetarkade tulekus vast sündinud Jeesust vaatama ja austama. Nad olid esimesed mittejuudid, kes õnnistegijat kohtasid ja nõnda räägibki ilmumispüha ehk 3 kuninga päeva rõõmus kuulutus sellest, et Jumala arm on ilmunud päästana kõigile inimestele, mitte ainult juutidele, mitte ainult tema oma kaasaegsetele, vaid kõigile inimestele igal ajal ja kõigis paelus. Kui jõulupühad kõnelevad meile pääste sündimisest, siis ilmumispüha ja sellele järgnev ilmumisaeg püüab eri tahkude all avada meile seda, kes see siis ikkagi on, kes jõulupühade ajal seal Betlehemmas sündis ja milleks ta on tulnud. Pidama tähetarvet kreekakeelse sõnaga maagoi või maagid, need, kes õnnistegijad otsima tulid, need olid tolleaegses maailmas või tolleaegses tähenduses ju sisuliselt teadlased. Võiksime seda sõna ilmsesti nende kohta tarvitada. Võimalik, et ajal muude rahvaste sekka elama asunud juutide kaudu oli neil juba varasemalt olemas teatud aimdus sellest, et Messias pidi tulema. Oli ju juudi rahva seas selle suure kuningas Messia ootus juba ammusest ajast üsna levinud ja nad olid selle viinud kaasa ka siis, kui nad asusid elama muudesse piirkondadesse ja küllap oli see levinud. Kombineerides seda eelteadmist taevaste tunnusmärkidega, järeldasid need teadlased, et kaua oodatud sündmus ongi vist käes
arvatavasti millega pikkus ei olnud neile väga selgesti teada. No arvata võib, et nagu inimeste puhul ikka võis sealgi olla väga mitut sorti motivatsiooni. Võimalik, et nagu paljud tolleaegsed intelligendid eri rahvaste seast, kes olid kokku puutunud juutide ainujumala usundiga ehk monoteismiga, võisid nemadki tunda selle suhtes teatud tõmmet, isegi kui nad ei soovinud päriselt juutideks saada. Selliste inimeste kohta juudid tarvitasid mõisted jumalakartlikud. Nad olid need paganarahvaste liikmed, kes päriselt ennast ümber lõigati ja juudiks saada ei tahtnud, aga ikkagi tunnustasid seda ainujumalat ja püüdsid temast rohkem teada saada ja temaga flirtida. No, ja muidugi ei tea sellest suurt midagi, see on puhas mõttearendus, aga ilmselt mitte päris võimatu, et nende, mida ma tähetarkade palgarannad võis nõnda olla, nad osaliselt ajendatud ka sellistest usulistest motiividest. Võimalik on muidugi, et neil oli kodumaa valitsejate poolt antud ülesanne välja uurida, kus ja kes see võimalik tulevane poliitiline jõud ka on. Või kui nagu hilisem kiriklik päringus seda paneb, et nad ise olid kuninglikust soost tegelased, siis seda enam võis neil olla ka mängus selline poliitiline huvi, et teada saada ja suhteid luua varakult tulevase olulise poliitilise jõuga. Mine tea. Ja no teadlastel oli neil üllab siiski ka olulisel kohal niisugune intellektuaalne uudism, teada saada ja oma silmaga näha, et kuidas asjad on. Teadlasi on maailmal ju ikka vaja. Eluterve uudism on üks ilus asi. Ja kahtlemata ka nende Hidamaa tähetarkade eeskuju on selles osas meile ka tänapäeval veel ilus ja oluline. Nagu õpetaja Aavo Kiirnes hiljuti veebiajakirjas Meie kirik ilmunud veebijutluses tõdes, on ilmumispüha kreekakeelne nimetus Epifaneia kiriklikult mõeldes umbes sama, kui me argipäeva asjades millestki selgusele jõudes ütleme, et ma saan aru. See on igale teadlasele, nii institutsionaalselt elukutselisele teadlasele kui ka igale eluteadlasele ihaldusväärne hetk, kus õnnestub millestki aru saada, midagi taibata. See on enam kui lihtsalt mingite väidete pinnapealne intellektuaalne omaksvõtt. See on rõõm taibamisest. Selline rõõm. Võimalik, et Hidamaa targad olid ka niisugust epifaaniat juba kogenud messia missiooni ja olemuse kohta. Võib-olla, et nad olid ühte teist juba ette teadnud, aga võib-olla ka, nagu inimeste maailmas ikka juhtub, ka nende poolt kaasa toodud kingitused osutusid märksa sümboolikamaks või sümbolirikkamaks, kui nad ise seda tol hetkel ehk taipasid. Kes teab? Igal juhul tõid need väga tähenduslikud kingitused kaasa. Ainult, mis väljendavad tõesti seda, kes see vast sündinud kuningas on ja milleks ta oli tulnud. Nad tõid kulda, viirukit ja mürrit. Ega praktiliselt kingitused ühtpidi oleks toonud mähkmeid ja piima või mingisugust head ja paremat söögikraami või kas või torti ja kõi. Kuld, see on kuninglik kingitus, kohane kuningale, kes Kristus tõepoolest on. Kuningate kuningas ja isandate isand. Viiruk on preesterlik and, paljudes religioonides liturgilises elus kasutatav asi ja sarnasena vägagi kohane kingitus meie suurele ülempreestrile, nii nagu Heebrea kirika ütleb olevat, kes on Jumala paremal käel ja kes palub meie ees ning kes on meie ees toonud ka täiusliku ja piisava ohvri, kui ta meie lunastamiseks Golgotha suri. Ning mürr, see surnukehade hoidmiseks tarvitatav aine osutaski juba ette sellele ohvrile, mille õnnis tegija siia ilma tuli tooma ja mis veel tänagi on meile päästeks. Nõnda ilmutavad 3 kuningapäeva ehk ilmumispüha Epifaania püha sündmused
meile seda, et Natsareti Jeesuses on kõige väärne Jumal tulnud appi kõigile inimestele, kõigi rahvaste hulgast. Ja meiegi tohime teda oma elu issandaks ja kuningaks tunnistada, püüdes madal meelega teha seda, mida ta evangeeliumis meile õpetab ja käsib. Meiegi tohime loota tema meie suure ülempreestri eest kostele ning pühas armulauas saada osa tema risti ohvrist, mida leivas ja veinis uue lepingu sõlmaajas meile kinnitatakse. Aga tänane Kristuse ristimise püha ilmutab meile veel mõndagi meie kuninga, ülempreestri ja ohvri olemuse kohta. Õieti kinnitab seda sama teise nurga alt. Risti ja Johannese ristimine seal Jordanis ei olnud sama, mis Kristi ristimine. Johannes sama oli märk sellest, et ristimisele tulnud inimene tunnistab ning kahetseb oma patte ja tahab meelt parandada. See oli üksnes niisugune väline sümboolne akt. Jeesus aga oli ilma patata. Mõni imesis, et Johannes esmalt tagasi ajas, ütles, et õigemini peaks Jeesus teda ristima, et mis lugu see nüüd siis on, sina tuled minu juurde. Johannes oli ju arusaaja mees. Jeesus aga ütles, et ristigu pealegi, sest nõnda on meie kohus täita kõiki õigust. Siis Johannes andis talle järele, ütleb selle kohta evangelist Matteus. Mis õigus siis on, kui patutu laseb end ristida koos patustega? Just seda tehes aga võtab ta enda peale kogu inimkonna süükoorma, et kanda see oma ilus üles ristikuule. Just toona astudes avalikult patuste rolli, alustas ta oma avalikku tegevust. See oli sümboolne akt osutamaks tema missioonile. Kuningas võttis enda peale massajate häbi, ülempreestri patuste süükoorma. Hiljem tõdeb ta nende kohta, kes temalt messialikkuse kinnituseks üha uusi tunnustähti nõudsid, et neid ei anda muud kui prohvet Joona tunnustada. Eks ta viitas muidugi Vanast Testamendist tol ajal kõigile tuntud loole, kus oma kutsumuse ja ülesande eest põgenev prohvet Joona oli laevaga merd kündmas, kui laev kange tormi kätte jäi. Mõistes, et ega ta Jumala käest vist ikka pakku ei pääse, tunnistas Joona siis laevameestele üles, et ilmselt tema takistamiseks too ootamatu torm tekkinud oli. Ja nad küsisid temalt, mida me peaksime sinuga tegema, et meri võiks meie poolest rahuneda, sest meri hakkas üha enam mässama. Ja ta vastas neile, võtke mind ja visake merre, siis rahuneb meri teie poolest, sest ma tean, et see suur torm on teile tulnud minu pärast, ütles Joona. See on Joona prohveti raamatu esimeses peatükis nõnda kirjas. Ja teise peatüki alguses öeldakse, issand saatis ühe suure kala, et see meel oleks Joona. Ja Joona oli kala kõhus 3 päeva ja 3 ööd. Just samal kombel lausub Jeesus nüüd Jordani ääres Johannesele. Võtke mind ja visake merre, siis rahuneb meie meri teie poolest. Ta võtab enda peale Jumalast ära pöördunud Jumala eest põgeneva maailma patud, et lunastada need ristil ning 3. päeval surnuist üles tõustes otse kui Joona kalakõhust, kinkida usklikule inimkonnale uus algus ja kadumatu elu. Just seepärast kasutab Jeesus hiljemgi veel korduvalt oma surmast kõneldes sõna ristimine. Rääkides oma surmast, räägib ta sõnaga ristimine. Ja siit saame kätte ka lähtekoha kristliku ristimise mõistmiseks. Jeesuse ristimine viitas juba ette tema ristisurmale ning taevane hääl, mis kuulutas ta Jumala armsaks pojaks, kellele isal hea meel on, viis mõtted üles tõusmisele. Need mõlemad, Kristuse surm ja ülestõusmine said peagi reaalsuseks. Risti ja Johannese vee ristimine omandas Jeesuse elu ja surma läbi oma õige tähenduse. Pärast ülestõusmist seadis issand ise püha ristimise nüüd juba sakramendina, püha toiminguna, mis päriselt ka kingib seda armu, mida ta väliselt sümboliseerib. Võtta vastu Kristi ristimine tähendab samastada ennast Jeesusega nõnda, nagu tema ennast Jordanis meie patustega ühte tunnistas. Nagu tema võttis enda
peale meie ära taganemise ja süü. nõnda saame meie pühas ristimises endale tema lunastuse viljad, andeks andmise, rahu Jumalaga, elu ja õõtsuse. Ristimiste me sureme koos temaga ja sünnime uuesti kadumatuks eluks temas. Johannese ristimine, nagu öeldud, oli pelgalt sümboolne, laine märk otsusest sisemiselt puhastuda, meelt parandada ja pattudest pöörduda. Kristlik ristimine hõlmab seda kõike ka, kuid on midagi veel enamat. See tõesti liidab meid päästja ja issandaga, annab meile osaks tema surma ja ülestõusmise viljad ja sünnitab meid uuesti Jumala lasteks. Ristimises saame Jeesuse juheks, tema ihu liikmeteks ning kõik, mis on tema päralt, on nüüd ka meie päralt. Tema isa on nüüd meie isa ja tema vaim elab nüüd meiski. Ristimine ei ole pelgalt pattude maha pesemine põrgust pääsemiseks, vaid toob meie ja Jumala vahel juba siin ilmas väga lähedase ja vahetu sideme. Sideme, mida loodu ja looja vahel loomupäraselt, eriti langenud maailmas, olla ei saaks. Seegi, et selle sideme loomine toimub vee abil, ei ole juhus. Ja vesi puhastab ning sobib seega hästi pattudest puhastamise märgiks, kuid vesi on ka sündimise sümbol. Kas ei looksu inimene meid esimesed 9 elukuud oma ema otsas ka just toote vees? Samuti väljime meie ristimisel just kujundlikult justkui kiriku loote veest ning astume uude ellu, Jumala laste igavesse ellu, Jumala pere liikmeteks. Laps on inimese abikaasa kõrval kõige lähedasem inimene siin maa peal. Sellest lähedasemat suhet on raske kirjeldada ning küllap just seepärast räägib ka kristlik usk ristitud inimeste uue olukorra, uue identiteedi kirjeldamisel meist just nimelt kui Jumala lasteks. Niivõrd lähedaseks me saame kõiksuse looja ja valitsejaga. Kas pole see imeline asi? Jumal, kes valitseb kõike olemasolevat, kelle tahtest sõltub kogu universumi olemasolu mikrokosmosest kuni makrokosmose avarusteni. Jumal, kes teeb igat kübetki ilmaruumis leidvast kosmilisest tolmust, rääkimata siis meie juuksekarvedestki. Jumal, kes valitseb kõike nii füüsikalist kui vaimset maailma, on meid kahvatuid, näiliselt üsna tähtsusetuid ja tühiseid inimesi lubanud saada endaga niivõrd lähedaseks, et seda saab kirjeldada isa ja lapse võrdpildiga. Aga mitte ainult selle võrdpildiga, need on veel. Lapsest veel lähedasem on inimesele tema enese ihu. Ja et näeb pühakirjast leiame ka kuulutuse, et risti inimestena oleme saanud mitte ainult Jumala lasteks, vaid ka Kristuse ihu liikmeteks. Ühtpidi on meil ristitud inimestele õigus ja imeline võimalus pühal armlaual Kristuse tõelist ihu ja verd süüa ning juua. Need saavad osaks meist, saavad meie juhtele surematuse rohus, nagu kirikuisa Ignatius Antiochiast üsna teise kristliku sajandi alguses endast lastele kirjutades rõhutas. Teisalt oleme me ise armlaual Kristuse ihu ja verd vastu võttes kõige ilmsemad, aga ka igapäevases elus kristlasena elades ise osa Kristuse ihust siin maa peal. Sest meie oleme täna need käed, millega Kristus maailma tahab õnnistada, rõhutuid üles tõsta, näljaseid toita ja haavatuid ravida. Meie oleme need silmad, millest Kristuse kaastunne ja armastus inimeste vastu peaks vastu peegeldama. Meie oleme need kõrvad, kes kuulavad inimeste muresid ja igatsusi ning see suu, mis meile kuni ligi evangeeliumi kuulutab. Meist kõigist risti inimestest kõneldakse pühakirjast kui ühast reisterkonnast, sest igal kristlasel on eesõigus otse Jumala poole pöörduda ja oma kaasinimeste iseenda eest palveid teha. Ja seda iseäranis siis, kui oleme äsja armlaual Kristuse ihu ja verd vastu võtnud. Need on need kõige kallimad hetked päevas, mil on kohane pühendada temaga kõnelemisele ja kõigi oma palvete panete toomisele. Kristliku arusaama järgi pühitseb armulaua sakramenti küll kõige otsesemalt selleks ühendatud
aga samas teeb seda siiski ka terve kogudus ühiselt. Ja jällegi, Kristus ise meie kõigi kaudu ja meis kõigis. Liturg, kes on jõudnud algutööli, nagu selle sõna algupära osutab. Meil kõigil tervel kogudusel, igal risti inimesel on täita oma osa sellel sakramendi peol, nagu Isabello Salo seda omal ajal armastas nimetada. Siin on palju, millele mõelda. Siin on palju, millele mõeldes võib ehk jõuda nende ahaa-hetkedeni, nende epifaneia hetkedeni. Ja küll see on ilus, kui nendeni jõuame. Ja kui tõesti taipame, milline arm on olla kristlane, olla ristitud inimene ja osaline kõigis neis jumalikes eesõigustes, mis meile ristimisel antakse, siis taipame sedagi, kui õnnetu on iga kristlane, kes, nagu mõnikord juhtub, loobub mitmesugustel põhjustel oma privileegide kasutamisest, oma uuest elust. Loobub armlaual osalemisest, Jumalaga lähedaseks saamisest, oma preesterlikust kutsumusest eestvalvetajana. Kristlane, kes ei osale pühal armlaual, on nagu tipptasemel koolituse ja instrumendi omandanud muusik, kes oma pilli ei kasuta. Teame, et muusikariistad on tihtipeale väga kallid, haridusest rääkimata. Kes tahaks, olles omandanud 10 või isegi 100 000 eurosid maksva kitarri või ütleme mitu miljonit väärt Stradivariuse viiuli, jätta selle niisama kuhugi pööningule tolmu koguma või seina peale vaatamisest naerutada. Aga just seda sama teeme siis, kui ristimisel saadud eesõigusi millekski ei pea. Siis oleme nagu profiliigasse pääsenud sportlased, kes iga nädal terve mängu ainult varupingil istuvad. Või nagu abikaasad, kes teine teisega koos ei ela. See kõik ei ole öeldud kellegi kurjutamiseks, vaid meile kõigile. Ja neile, kes juba on ristitud, kui ka neile, kes peagi ristitakse. Meenutuseks ja innustuseks. Innustuseks võtta tõsiselt ning tänulikult oma ülevat kutsumus ja imelisi ende, mille Jumal just meie ette on usaldanud. Meil on tõesti antud palju. Olgem tänulikud, püüdkem mõista, ära tunda seda, mis meil juba käes on ja kasutada neid ande, kuni meil veel on aega siin maa peal asetada. Kiidetud olgu Jeesus Kristus, igavesest ajast igavest. Aamen. Aga nüüd me laulame järgmise ühislaulu. Laul number 130 meie laulraamatutest. O loo ja võim nüüd hingesse su lastel tuleb kõigile. Thank you.
mõnigi pani tähele, et usutunnistus tavapärasel kohal jäi ütlemata, ja see on asja pärast. Sest meie keskel on täna ka üks inimene, keda tahame pühas ristimises võtta vastu Jumala laste perekondi ja kinnitada ka püha vaimu Anniga. Nii et ma palun Kelly tule siia altari ette. Ja, kui teada praegu seisma. Sa oled soovinud niisiis, et sind võetakse vastu kiriku osadusse, oled saanud ka kristlikule usutunnistusele vastavat õpetust. Ja nüüd oleme siin Jumala altari ees, siin ristida Jeesuse Kristuse käsu ja seadmise kohaselt ja kinnitada püha vaimu Anniga. Issand Jeesus ütleb, minul on antud kõik meelevald taevas ja maa peal, minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides Isa ja Poja ja püha vaimu nimesse ja neid õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures, maailma ajast otsani. Kes usub ja keda ristitakse, see saab õndsaks, aga kes ei usu, see mõistetakse hukka. Igaüht nüüd, kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistan minagi oma Isa ees, kes on taevas. Aga kes iganes mind ära salgab inimeste ees, teda salgan minagi oma Isa ees, kes on taevas. Kinnita siis sinagi nüüd oma suu ja südamega oma otsust pühenduda Kristusele ja pide kurja hülgamist. Kas sa pöördud Kristuse poole, siis vasta ja. Kas sa tahad meelt parandada, siis vasta ja. Kas sa ütled lahti saatanast, tema ohust ja tööst ning kõigest kurjast, siis vasta ja. Ole hea ja põllu. Jumal, kes sa üksi päästad kõigest kurjast, vabasta tema, kelle sõnumete toome saatanast ja pimeduse võimusest. Kirjuta tema nimi eluraamatusse ja hoia teda oma valguses nüüd ja alati Kristuse meie Issanda läbi. Issand, olgu sinu, võta vastu püha ristidelt oma laubale ja rinnale, tunnistuseks sellest, et Jeesus Kristus on ka sinu eest surnud ja üles tõusnud. Tänagem nüüd Issand meie Jumalat. Püha Jumal, kõige vääriline Issand, armuline Isa. Juba aegade alguses sinu vaim hõljus vete kohal ning sa lõid taeva ja maa. Vee jõul sa toidad ja hoiad ülal meid ja kõike elavat. Vee hullutuses sa mõistsid hukka patuse maailma ning päästsid usklikul maa ja tema perekonna. Sa viisid Iisraeli rahva läbi Punase mere, orjusest tõotatud maa vabadusse. Jordani vees Johannes ristis sinu poja ja ta sai vaimu võitmise. Ristimisega tema surmasse ja üles tõusmisse vabastab sinu armas poeg meid pakkuda surma ahelaist ning avab tee igavese elu rõõmusse ja vabadusse. Ta on teinud meist sinu riigi ja puhastumise ning uuesti sünni märgi. Tema käsu järgi me teeme jüngriteks kõik rahvad, neid ristides Isa ja Poja ja püha vaimu nimesse. Me palume vala välja oma püha vaimu, et tema, keda selles vees ristime, saaks endale uue elu. Pese maha tema padud, kes on puhastatud selle vee kaudu ja tooda esile kui sinu aulise kuningriigi pärija. Sinul olgu kiitus ja au ja kirkus sinu Poja Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Püha vaimu ühtsuses, nüüd aina ja igavesti. Aamen. Tunnistagem nüüd oma püha risti usku, millesse meil Kristuse kirikus ristitakse. Ja ütleme üheskoos apostliku usu tunnistuse sõnadega. Mina usun Jumalasse, kõige väärisse Isasse,
taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsesse pojasse, meie issandasse, kes on saanud pühast vaimust, ilma et tulnud Neitsi Maariast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, ühtpüha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu. Aamen. Kas tahad, et sind ristitaks selles pühas usus Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse? Ja kas tahad elada koos kogudusega Kristuse osaluses? Siis vasta jah. Kas tahad elada Kristuse Püha Kiriku elava liikmena koguduse keskel ja Jumala lapsena inimeste hulgas, kuulata Jumala sõna ning osa võtta pühadest sakramentidest, kuulutada evangeeliumi oma sõna ja teoga ning teenida oma kaasinimesi Jeesuse Kristuse eeskujul? Siis vasta jah. Issand on seda kuulnud. Sündigu siis nõnda, nagu Jeesus ise on meil teha käskinud. Ole tänulik. Terli, mina ristin sind Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse, kõige väeline Jumal ja meie issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes sind on uuesti sünnitanud meie pühast vaimust, võtku sind oma rahva hulka ja juhtigu igavesse elu. Palvetagem. Armas Jumal, sa oled vee ja Püha Vaimu läbi selle meie õe oma rahva liikmeks teinud. Sa andsid andeks tema patud ja tõid ta uude ellu. Kinnita ja pühitse teda oma Püha Vaimuga ja kasvata igal päeval temast tarkuse ja mõistuse vaimu, nõu ja väe vaimu, sinu tundmise ja kartuse vaimu. Täida ta õiguse vaimuga Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Issand, kinnita oma ümardajat oma Püha Vaimuga. Kinnita teda usus ja teenimises, juhi tema elu ja anna talle kannatlikkust elu võitustes. Aamen. Rahu olgu see. Jeesus Kristus ütleb, mina olen maailma valgus, kes järgib mind ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus. Ja nõnda samuti ütleb ta ka oma jüngrite kohta, teie olete maailma valgus. Olgu see küünalt sulle meenutuseks sellest, et Jeesus Kristus on ka sinu elu valguses, näin oled kutsutud tema jüngrina maailmale valgust jagama. Ja nõnda siis tervitame siin issanda perekonnas, võtame siin vastu või Kristuse igu liiget, taevas isa last ja Jumala kuningriigi kaastöölist. Tere tulemast Jumala perekonda. Sa oled nüüd koguduse täisõiguslik liige, kõigi oma õiguste ja kohustustega. Jeesus Kristus kutsub sind oma töökaaslasena Jumala riigis tegema tema tahtmist siin maailmas nähtavaks. Sellel teel saadavad sind Kristuse armastuse koguduse eestpalved. Jumal unustab
tema sõnast, palvest ja pühadest sakramentidest saad sa jõudu oma ellu. Apostel ütleb, võidelge tublit usuvõitlust, haagage kinni igavesest elust, millele teid on kutsutud, kui olete andnud hea tunnistuse paljude tunnistajate ees. Nii issanda Jeesuse Kristuse rahu olgu ja jääks. Et siis minna tagasi oma kohale ja tervitada armu lauda. Eestpalves kanname täna issand ette Sulev Varundi, kes siia ilma sündis 11. juulil 1957. aastal ning igaviku kutsuti siit ilmast 27. novembril 2020. issand aastal. 40 päeva möödumisel surmas mälestavad teda ema, abikaasa, lapsed ja lapsed. Igavene rahu anna talle issand ja valgus lõpmatu paista talle sinu kuningriigis igavesti. Tema ja kõigi suuruskigi hiiget kohaku Jumala halastuse läbi rahu. Ja mõtled Eestpalves ka Helme kogudusele ning Jama ja Olmaiu kogudusele, mis on meie tänavu aastasteks partnerkogudusteks Eestpalves. Helme kogudus siis juba oli enda möödunud aastal ja kuna möödunud aastal ei õnnestunud väga üksteisega kokku saada, siis otsustasime, et jätkame veel seda suhet ka sellel aastal. Ja lisaks siis Jama ja Olmaiu kogudus on siis Loosiga sel aastal meile ka lisandunud. Mõtleme meie missionäridele Joonale ja Heledele ja Maaris. Mõtleme meie Jakobi koolile ja kooliperele ja neile, kes homsest loodetavasti taas saavad hakata kohal käima, või ka kõigile koduõppijatele ja nende koordinaatoritele ja juhendajatele ja perele. Mõtleme ka Tartu Maarja kogudusele, kes täna tähistab oma pühakoja 179. aastapäeva ja algab tormi ehitamist. Palun Jumal ka seda tööd õnnistaks. Mõtleme kõigile arstidele ja tervishoiutöötajatele, kes ka nendel pingelistel aegadel inimeste heaolu ja tervise eest seisavad. Palun, et Jumal neid toetaks ja annaks neile oma õnnistusi kogeda. Olgem siis nõnda rahus Jumalat meie issanda Jeesuse Kristuse läbi, kes täna Johannese ristimist vastu võtma alandus, et meie temasse ristituina ülendatud saaksime. Jumal, meie Isa, sinu armas poeg õpetas meid elama ja armastama. Ava meie silmad tema tõelisele valgusele. Me palume sind. Sinu armas poeg alandus vastu võtma ristimist sinu sulasel. Aita meid ja olla osalised sinu päästvas armutöös ning anda iseendid sinu nimel oma ligimeste teenistusse. Me palume sind. Sina oled meid ristimises oma igavesteks lasteks teinud ja vastu võtnud. Kingi lapse õiguse vaimu kõigile, kes sind otsivad. Me palume sind. Ristimises oled sa avanud meile meeleparanduse ukse. Tee meist oma evangeeliumi elavat teeneid. Me palume sind. Jeesuse ristimises ilmutasid sa ennast kolmainsa Jumalana. Uuenda Jumala laste vaimu kõigis, kes ristimise läbi on saanud kuningliku preesterkonna liikmeks. Me palume sind.
pühas ristimises oleme surnud koos Kristusega ja elame koos temaga. Kingi igavene valgus kõigile võidunud kristitutele ja lase meil osa saada sinu kuningriigi täiuses. Me palume sind. Sina oled meid imeliselt loonud ja veidi imelisemalt uuendanud pühas ristimises. Sinul olgu ülistus ja au Jeesuse Kristuse, sinu poja, meie issanda läbi, püha vaimu ühtsuses, nüüd aina ja igavesti. Issand olgu teiega. Ületagem oma südame. Tänagem Issandat meie Jumala.
see löömild ära äkki võttis leiva, tänas, murdis, ulatas oma jüngritele ja ütles: võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta pärast õhtusööma aega karika. Tänas ulatas selle meile ja ütles: võtke ja jooge sellest kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie ja paljude eest valatakse pakkude andeks andmiseks. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on usu saladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu ülestõusmist, kuni sa tuled oma kirkusest. Püha Isa, me tuletame selle sümajaga meelde sinu poja kannatusi ja surma, tema ülestõusmist ja taevasse minekut, ning ootame tema tagasitulekut kirkuses. Liida meid armastuses üheks ihuks Kristuses, et me tema läbi võiksime alati sind tänada ja teenida. Tema läbi emada ja temas, olgu sulle Jumal kõige väärne Isa, püha vaimu üksuses kõik au ja kirkus igavesti. Jeesuse nimel meie palume Jumala laste julgusega. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päeval ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meie ära kurjast. Leid, mida me murrame, on Kristuse ihuoskus. Karikas, mida ülistame, on Kristuse vereoskus. Nad oleme meiegi üks ihu, sest me kõik saame osa sellest samast leivast.
Jumal vaimu näeb meis lõpul oma hea töö, mida sa pühas ristimises oled alustanud. Seda palub meie Kristuse, meie Issanda alla läbi. Issand, õistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armu. Issand, tõstku oma pale sinule ja andu sulle rahu. Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel.
võime selle ülekande panna nüüd kinni.